mille päeva esialguse Viira Sulemaa trenn on saanud sellise, ütleme niimoodi, et mitte antiklimaatilise, aga rahuliku lahenduse. Kuigi näha on, et pikem suure peal, siis Viira ei lehvitanud kohe enne stardikonkurentile, mis tähendab, et Viira ikkagi tunneb, et siin on võimalik see treid kaotada. Ja vaatame, mida Sulemaa selle nimel saab näiteks teha. Praeguse seisuga muidugi natukene raskendatud see mäng on, sest peab hoopis pareerima siin konkurentide rünnakuid ja seda juba kohe ja praegu. Ning selleks konkurendiks on ei keegi muu kui vahel saame siin pildid selgeks saanud, see peaks olema meil Salu. Ja kas mul on Läbi on praegune reisuga langenud viimaseks, aga juba suur töö tehtud D-finaalis, nii et siin on vaja lihtsalt oluliselt punktid ära finaliseerida. Ja vaatame, kuidas need ja siin on hälli ees väike ekskursioon kuru peale, nii et siin kindlasti meil on kõike juhtuda. Vaatame kohe, kes oli ekskursandiks oli minu andmete kohaselt Marken. Ja kuidas tulevad sõitjad järgmised ringid üle stardisiinist, selge. Viira kindlalt ees, siis ka üsna sellise pingevaba teise kohaga Salu ja Sulemaa on siis tänane Jarmo Külli, kes hoiab siin sellist rongi selja taga. See rongi on ja ka loomulikult Tamme, nii et siin on liikmeid palju, ka Undre on selles kambas sees ja ei ole see ühtegi pilooti, kes ei ole selles rongis, et põhimõtteliselt kõik piloodid, kui su nimi ei ole, perekonna nimi ei ole Salu või Viira, siis sa oled sellest rongist üks osa. Jälle natukene tolmu ka üles, tundub, et A-finaalis komme, et vist on sõitnud enne kokku leppinud midagi. Aga praeguse seisuga siis on ka jälle ilusti tegemas tõusu A-finaalis edasi ja siin edasi sõitmis rääkides Viira küll tingimusitsioon on kindel, samamoodi väga kindlalt liikunud Salu ja tõepoolest, et Gerd praegu jahib Sulemaas ja ringiaeg ei tasu praegu selle rongi kontekstis vaadata, et võib-olla ainult ringiaegu võib vaadata on Viira, kes liigub küll alla 57, et sellise tempo nagu Asko seda on teinud täna terve päeva. Ja siin natukene vaatan ka ringiaegasid, et jah, pärikäid treening sõita, 57 mulle enda õnnetuseks, et kui pingevaba sõidad, siis sõidad kiiresti, aga ei sõida. Ja siin jätkub praeguse seisuga A-finaali esikordik, kes on Sassi ja Skirtoi peavad siin ägedalt heitlust. Taga on Undre ja siis juba ka Räll, nii et Rällil on ikkagi võimalus teha väga kena tõud alguses läbi D-finaali võistlejate rivi, nüüd läbi A-finaali võistlejate rivi. Ja siin tõepoolest lendab praegu seda kruusa ja liiva igal ringil sisuliselt ning Viira juhib kindlalt. Kuigi, ütleme niimoodi, et kui ta nüüd peaks mingi vea tegema, siis on ju Salu isegi päris lähedal. Sulema samal on ikkagi sellise olulise puhvri endale tõmmanud siit välja ja samamoodi üritab Gerb kindlasti Sulema ära käest lasta ja selleks ta peab tegema midagi Tammega, aga igastahes Sulema on jätkuvalt kolmanda kohal ja nüüd juba päris suurel puhkil, et see Tamme ja Gerbi lahing on ikkagi
tähendab seda, et esikolmik liigub praegu üsna pingevabalt omas tempos ja Gert saaks üldse hakata midagi liikuma, peaksid nad Tammega natuke koos maha rahunema ja hakkama koos suuremalt püüdma, mis omakorda ei ole astronoomiliselt kaugel üldse salust. Isegi vahe on üllatavalt väike, ma peaks ütlema. Ehk siis see on natuke isegi vähem, et tundub, et Suemaa mingi hea tempo sisse saanud, kui seda näha nii Suemaa vahel skepiga või ka selles Suemaa saanud püüdma. Samal ajal ongi saanud Tammega sellise üldse oluliselt Sassi Läll omavahel duellis, et midagi teha Uudre vastu, kes on ka korneri etappidel olnud selliseks üllatusmeheks esimestel etappidel. Ja ega midagi, nüüd vaatame ka seda, et kuidas esikolmikus on pinge üleval ja teate, ma võin öelda, et esikolmikus tegelikult on pinge üleval, sest Salu ikkagi kindlasti, mida me võime öelda raudselt kindlalt, ei ole Suemaa ees ära minemas. Ja pigem on see, et kui Salu teeb siin ühe väikse rea, isegi mitte rea, vaid lihtsalt ühe või kaks ebaoptimaalset ja kahtlemata ka võiks muidugi juhtuda Kerbi ja Tamme vahel igasuguseid momente veel ja see duell tähendab ka seda, et nüüd on selge, et Suemaal, kui tal on mingid pinged, siis see pinge on rohkem püüda Salu ja Suemaa vahe lisab, nüüd on natuke jälle suurenenud, nii et ikkagi sellised suhteliselt samas sajad 20 autot sõidavad ja ainult läbi keerutab tegelikult väga eelist. Loomulikult on seisma silmitsi reaalsusega, et see Mail on neid mõlemaid kinni püüdmas. Selles võrrandis võib ka sisse tuua selle, et kui nüüd seal midagi peaks juhtuma, selles kolmikus milleks on siis Kerb ees seal neokollase outfitiga, siis Tamme sinivalge kirju ja siis Mais oli siis siilitse musta outfitiga. Et kui seal võiks midagi juhtuma, siis Uudre Sassi ja Läll ei ole ka nüüd kalendri kaugusel, aga seal on tegelikult väga juhtuma. Praeguse seisuga on Sassi Lälli ka ja kui nad seda teevad, siis on muidugi kõik võimalused olemas teha ikkagi veefinaali võistlejate elikeskelt väga kõva tõus, mis on juba tegelikult praegu reaalsus. Tal oli see roosa ja musta. Ei, tal on mingi oranž. Kui keegi tahab vaadata, kuidas Sunday Live käib, siis Tartus on vaadata kohe selle kirja peal, kui Asko Iira muutub üksindunud ja seekord tuli lemmitud. Järgneb muidugi Salu. Arvestades veel, et viimane ringsport meil käimas, Karl on juba valmis ruudulist tippu lehvitama, samal ajal teises kardis rääkides, kes praegu rajavad sõitmas,
Karl Äll ikkagi see unistus sellest, et Uudre ja Sassi omavahel midagi seal ees sassi keeravad, ei ole realiseerunud, nii et Karlil siiski ilus rõõmsõidu võistlustel ei B-finaalis ja veel üks koha põrand A-finaalis. Võib jääda päevaga rahule, aga siin Taavi Järvas veenvad, kindlalt, otsustavad. Siini Mukis ka muidugi täna päevikusse päevas käes. Vastu Viira, vastu! Ja oma klassi võidu loomulikult teine